No tervist kõigile, vaatame rõhvasse poiste kalale episoodi. Tänane episood saab olema kindlasti nii huvitav kui ka äge. Nimelt, miks? Sest me hakkame püüma kala, kui teda on ja nii edasi, siis teda on enamasti parves ja siis on kogu aeg siuke suur murmine ja võtmine kogu aeg on ja selleks ei ole keski muu kui ahven ehk siis parvekala. Nimelt, seda ahvenet hakkame siit samast järvest ka püüma, kust me püüdsime ka haugi. Nimelt, me üritame endast anda parima, et seda kala kätte saada, aga jah, millega püüda seda ahvenet, seda näete ka järgmisest videolõigust. Püütakse erinevate variantidega. Tal on nagu püügivalikud üsna palju selles mõttes. Et tal on pööravad on nagu klassikaline, nagu mida me teiegi täna teeme ja kasutame. Siis on olemas ka igid, kummirutid, kõik muud jutud. Mul ei ole neid teab mis palju, sellised on sirpsovad. Siis ma ostsin mingi siukse huvitava teema, vaatab, kas selle veel katsetab läbi. Ja siis klassikalised mingi siuksed kummilandi suurused võiksid mingi sellised olla ahvena võib-olla isegi väiksemad. Aga jah, selliste lantidega hakkame püüma. Muidugi on ka võimalik püüda ka wobleritega, nagu Marek võttis ühe jõeka oma landi kaasa. Mul on ka siis pöörlevaid ja ma ei tea, ma mõtlesin midagi, võtsin mõned ja igaks juhuks ühe rauna võtsin, mõtlesin, et äkki ma proovin, nagu äkki tuleb hästi suurt ahvenet. Nendega on ka võimalik haugi püüda, aga meie põhiliselt täna ikkagi meie märksõna on ikkagi pöörlevad ja igid, kummirutid ja sirpsavad. Et ja on ka tulemas meil tänase päeva puhul, kuna ahven on enamasti kõva võtt ja nii edasi, siis me teeme ka minivõistluseks. Mõlemal antud pool tundi, on reeglid, et mõlemal antud pool tundi. Ja kes saab kõige rohkem kalu, see on võitja, aga tingimus on üks, reeglil on ka üks olemas, et keegi hakkaks siin tõmbama 30 kala 30 minutiga, et kala suurus peab jääma 20 centimeetri sisse. Ainult selle kala loetakse ja see ongi kõik, sest muidu... Et alates 20 centimeetrist on, jah? Ja sellepärast, et siin selle järves oleva ahvena populatsioon on küll väga kõva, aga siin on väga suur sunshine, suurte kaladel nagu šanssi ei ole, aga nagu väikseid kalu on siin nagu annab minna nagu. Aga jah, praegu alguses me viskame natuke soojaks ja edasi ja loodame ajana natukene nagu ootame seda väikest tõusu rohkem juurde, et ma ei tea, et praegu natuke ootab seda juurde edasi, et äkki läheb paremaks praegu võtta edasi. Aga mis ikka, me hakkame püüma ja viskame ennast soojaks ja kõik muid jutud. Everything happening today, you don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa. Look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood. Nii, Mitchet! Siin ikka nii killu, ma pole nii killu. Et sa näitab enda jõudu. Täitsa pekkis, no ma pole nii pisikest ammu. Nagu lihtsalt nagu, see on nagu 1/3 landist või midagi sellist. Täna vähem, jah. Vaatad sinna silja. See Jooni Nuslinask. Praegu on võtta hulli kehvasti. Väga pisik, aga siiski midagi näita ise ka siia kaamerasse. Jälle tuleb nagu paremini kui minul. I see your soul through your window pane. I see the scars that remain. I see Wayne, I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again. Nii, Timmu. Just siis, kui ma nimetan
aastatega läheb aina halvemaks see võtt. No praegu läheb paremaks, sest et päeva peale hakkab paremini võtta juba. Aastatega läheb aina halvemaks see võtt. Oli ka aegu, kui olidki kalad parves nagu actually, et oligi mõnus võtta niimoodi järjest nagu piitsutasid. Varasematel aastatel. Varasematel aastatel oli see, et meil oli nüüd hästi pihikesed pöörlevad, et panid need otsa ja sa võisid iga viimase tõmbega tuua neid välja. Sellepärast me tõimegi selle näite kohe alguses. Aga praegu on ikka väga nigel, siukest nii nigel, et võttu pole nii tükk aega näinud. Me proovime siiskigi midagi veel püüda, nii kaua kui saab. Proovime materjali koguda, kui vähegi võimalik. Ja vaatame, mis saab. Ma ei tea, mõtlesime, et püüaks veits veel ja siis läheks vaikselt minema vist. Sest nagu kui suhke seda ei saa isegi võtuks nimetada. Juba jälle otsas. Jaa, ei see on. Nimelt Marek läheb praegu landile järgi. Põhimõtteliselt hommikul siis oli see võtt oli suht, ütleme ikka väga halb. Väga nigel oli. Ja siis me andsime alla. Ja mõtlesime, tuleme õhtul uuesti nüüd proovima. Rannavalve läks ära nüüd on. Igatahes me teeme selle võistlusele, millest me rääkisime. Räägi kiiresti reeglid uuesti üle. Et põhimõtteliselt võistluskala, minu arust tegime niimoodi, et koguse peale oli. Koguse peale jah, mitu kala. Et kes saab rohkem poole tunniga, see on võitja. Jah. Ja alates teeme võistlusel. Alammõõt on 20 senti. Tavai, teeme 20 senti. Tavai, lepime kokku. Vasaku käega, let's go. Igatahes kell on 7:58 ehk siis pool tundi ehk siis umbes. Paneme ümardame siis sedasi, et sul on 32 minutit siis antud. Ja vist võistlus läks juba ka? Jaa, läks. No nii. Nägin. Ma arvan, see peale ka, kuidas see haakis. Nii, vahetab käbe lanti, et ma küll täpselt ei tea, kui palju sul aega on. Kotis vist kõike seda. Ma arvan, ma proovin seda. Kollakat tooni. Neonroheline pigem. No kaamerast läheb nagu kollane välja. On või? No minu jaoks on ta vähemalt, võib-olla ma näen värvivad teistmoodi, mõned inimesed näevad värvi teistmoodi. Läheb uuesti püümiseks. Vaja pole. Põhimõtteliselt tegelikult nii palju, kui mina olen aru saanud, siis kui te tahate nagu lisata kaugemale, siis kerige selle ainult nii võimalikult riva otsa juurde, kui te saate. Said kätte? No nii, aga see ei ole see, mis meil veel arvesse läheb. No ma pakun. See on mingi poolsaadast. See on mingi 16, ei ole mingi. Ei ole. Ma olen 13-14. Vähemalt samas seda ei lugenud.
Oba. Vaja on midagi juba. Igatahes tal on veel umbes 8 minutit aega. Ma pakun. Lihtsalt lükka freshina. Šokkis veits oli. Nii, mingi umbes 4 minutit on veel aega tal. Ütleme nii, et väga vähe. Ja viimased mingi 10 viset umbes enam-vähem. Ja läks Blue Foxi peale, klassikaline ahvena lant. Jah. Ja nüüd on see selle peal lootus. 2 minutit veel. Oh no. Mine pekk. Läheb ujuma, jah? Pean või? Sa taha ju vahele jääda. Nad ju teavad, kes siia tulid. Nimelt Marek läheb praegu landile järgi. Päike on küll vastu, halb on filmida. Aga jaa. Läheb toob land. Seal samas. Ja seal kuskil. Nii, Etseri kord siis läks, aeg läks käima. Kell 21.20 lõpeb täpselt tema aeg. Mina olin siis ilmselt nagu... Jah, ma kala sain, aga ikkagi nulli peale jäin, jah. Nüüd tuleb loota, et äkki... Jah, mõõdu oma ei saanud. Meie mõõt. Nüüd tuleb loota, et Etser siis saab. Ongi nii või? Ei ole. Aga tegelikult... Sinu maad. Oota, tule ma panen mu sinna rida sellele. Ma arvan, see ei tule välja. Ma arvan, 18 kui sedagi või 15. Ai, see on jah, sellest jääb puudu. Et see osa on 20, see... Ei jääb puudu. Jah, jääb puudu. Umbes mingi 16-17. Jah. Ma ikka näitame. Sellised on ahvenad. Tribulised siuksed. Sihvaka kehaga enamasti. Ja või jämedaid. Siin uime juures on see must täpp. Enamasti on nad teravad, nagu ahvenad ikka. Otsad on teravad, jah. Ja uimed punased ja nii edasi ja röövkala. Enamasti parvekala. Aga tänavu ta ei ole. Nii, juba jälle otsas. Jaa, ei, see on näita. Ja see on lebo. Lebo on mõõdes, jah. Ma räägin, ma saan vähe, noh. No just, ja ma saan vähe. Oota. Kus enam-vähem, kas see on täiesti musta lõpuni või? Ei, selle. Ja siit ongi, ja see on täpselt 20. Nagu nii Marek kaotas juba. Siis mõtlesime, et nagu... teeme nüüd lõbupüüki. Ja pole mõtet enam lihtsalt nagu nii-öelda põhimõtteliselt aega raisata, sest et see juba niikuinii pani kinni selle võistluse. Ja seal on ka mõned kalamehed seal paadiga. Aga jah. Pardile pihta või? Kahju. See oli nii mitset. Jaa, aga enam eksisteerida suurt ahvet. Igatahes püügipäev oli nagu ta oli. Mina ütleks, et ma väga rahul ei ole sellega. Ma ei ole ka. Lootsin midagi enamat ja nii edasi. Ja jah, läks nagu jah, ma kordan seda mu sõna, ma ei tea, mitte kordan. Kõige suurem oli siis minu 20-sendine ahven. Hommik oli nukker. Väga.
aga õhtupoolik hakkas midagi juba lubama, aga noh, siis kui panime kaamera tööle, siis hakkas uuesti see jändama, kala teema. Paljud kalad ka jäid kaadrist käimata ja nii edasi, aga jah. Järgmine kord me siis lähme püüame uuesti Leppiskalu ja vaatame, et Ei. Jah. Jah. lähme järgmine kord uuesti Leppiskalateeni ja vaatame, äkki seal saab paremat actionit ja nii edasi. Jah. Aga mis siis ikka? Teiega näeme järgmine kord. Järgmises episoodis oleme veel järvedel, üritame uuesti saada ilusaid ägedaid suuri Leppiskalu ja näeme lõpuks, et kalasaak pöördub ka meie poole ja saame lõpuks ka ilusaid suuri kalugi.